kuulajatele, nii nagu otse-eetris ikka juhtub viperusi, nii siis ka täna natukene meil, aga pole hullu, meil on alati ajavaru, juba kell 9 alustab uus esitus, aga tõepoolest olen Evelin, olen Tupperware maaletooja Eestis ja tahame siis täna teile pakkuda midagi täiesti teistmoodi, midagi täiesti erilist, midagi sellist, mida Eestis terves Tupperware Baltikumis, terves Tupperware Ida-Euroopas, võib-olla ka terves maailmas pole mitte kunagi varem tehtud, ehk siis me teeme non-stop online esitluse, me alustame just praegu ja me lõpetame õhtul 8:30 ja loodame, et mitte ühtegi muud viperust meil enam ei tule. Tõesti 75 aastat täitub sellel aastal Tupperware maailmas ja väga oluline on see, et sügisel oktoobris täitub ka 25 aastat Eestis, kui me oleme oma klientidele pakkunud Tupperware tooteid. Ja nii nagu Öö Tapper 75 aastat tagasi need tooted turule lasi, mitte eriti küll uskudes nendesse esialgu, sest müüdi neid ju poes ja müüjad ei jõudnud kogu aeg rääkida, milleks miski asi hea võib olla, kuni siis leiti hea lahendus ja meie tooteid hakati pakkuma koduesitluste kaudu. Ja usun, et selline kontakt, selline isikuline kontakt, nagu meilgi täna teiega siin on, kus me saame kohtuda sadade inimestega korraga või mitte tuhandetega, on alati see, mis äratab usaldust ja tänu sellele kindlasti on see firma ka väga kaua maailmas püsinud, et me oleme naiselt naisele, inimeselt inimesele firma. Ja esimesteks toodeteks olidki siis võlukausid, millest siis kõik võib-olla alguse sai, need on klassikalised siiamaani, nendel on kõige klassikalisem ja kindlam kaanetüüp üldse, et siis kui pidada silmas, et idee on tulnud värvipurgi kaanest ja nad on õhukindlad, nad ei lase toidul ritneda, nad säilitavad kõik teie kaasa pandud toidud kauem, aga kuidas ja mis ja täpsemalt sellest kuulete päeva jooksul kindlasti veel. Mina tahtsin teid kutsuda hoopiski hommikukohvile. Ja kohvi tarbimised või on see hoopis tee, need on tegelikult kõikidel väga erinevad ja kes kuidas parasjagu seda soovib. Kes ei saa hommikul muidu silmigi lahti, kui ei ole kohvitassi, eks ole, kohe käepärast. Kes joob kohvi mustalt, kes joob kohvi piimaga. Kes haarab kodust kaasa omale kohvi tööle minnes. Kes võib-olla teeb seda tanklast näiteks, miks mitte, et meil on kõik võimalikke tanklakette, kes pakuvad hommikukohvi. Ja üldiselt on paljudele, ma pakun ikkagi väga suures protsendis inimestele, on see selline hommikune ärataja. Kuidas saab Tupperware aga siin appi tulla, milliseid võimalusi pakume meie, siis üks nendest võib-olla selline kõige uuenduslikum ja kõige noorem toode on siis tegelikult ka termostass, termokruus, ütleme siis selle kohta tõesti me võime öelda termos, kuna tegemist on ikkagi metalltootega Tupperware puhul ja siin säilivad teie kuumad kohvijoogid väga kaua. Temaga on mugav käia tanklas, temaga on hea võtta kodust kaasa, ta käib kenasti lahti, teda on hea pesta, miks mitte näiteks pudeliharjaga. Ja tegelikult on temast ka väga mugav juua, sellepärast, et piisab sellest, et vajutada taha siia nupu peale, avaneb, saate juua, saate seda teha autos, teel olles ja saate seda mugavalt teha ka töölaua juurest lahkumata. Ja kohvi püsib väga hästi ja kaua soojana. Teine variant on meie termosed, kes siis tahab näiteks juba ka rohkem kohvi valmis teha, seda võib-olla päeva jooksul juua, nüüd on paljud kodukontorites, ei taha kogu aeg kohvi keeta, samas liisunud kohvimaitse ei ole ka sugugi hea, miks mitte teha siis seda rohkem termosesse valmis ja kasutada seda siis sel moel. Siis tegelikult on nii, et Tupperware termoste puhul me võime anda küll garantii, et see jook püsib teil siin kuumana vähemalt 12 tundi ja vastavalt siis sellele, et kas te soovite näiteks vajadusel seda ka eelmisel päeval juba valmis teha. Meie termostel on mugav luku
valgustusasend, on nii-öelda täitmise asend ja on olemas siis ka nii-öelda valamise asend. Ehk siis üks pluss ongi see, et me mitte kunagi ei pea võtma tervet korki termose pealt ära, kui me soovime endale näiteks serveerida või külalistele serveerida kohvi. Ei pea kunagi kartma sellepärast, et tilguks midagi laua peale, tilguks laudnina peale, tupperware kannudel on kõigil sellised tilgapüüdjad ilusasti olemas. Ja kui siis on soov juua seda kohvi või ka teed näiteks piimaga või siis kasutada selleks kohvikoort, siis tupperware ei jää ka siin võlgu, aga meil on olemas rohkem kui 300 milliliitrine mõnus koorekann, tänapäeval on moes juua kohvi mitte ainult piimaga, vaid juua taimsete piimadega. Neid saab väga edukalt säilitada külmikus, mahuvad külmkapi ukse peale, samamoodi ei ole vaja karta, et kui me siit valame, et need tilgad jääksid kuskile tilkuma, kõik vajub kenasti kannu sisse tagasi. Aga põhinipp, mida ma tahtsin teile veel täna rääkida enne seda, kui nüüd natukene kiiruga see hommikukohv on, aga paljudel ta ongi tegelikult ju kiire joomisega, siis tahan teile tegelikult siis näidata väikseid erinevusi. Nimelt tegin ma eile valmis termosesse kuumatee. Ja see aeg, mis ma eile seda tegin, oli meil kusagil kell 11 õhtul. Ja kui ma siis selle vee siia sisse valasin, tavaliselt inimesed arvavad, et kõik teavad, et vesi läheb keema 100 kraadi juures ja kui nad siis selle kannuga tõstavad ja omale tassi kallavad, see vesi ei ole enam mitte kunagi 100 kraadi. Nii oli ka selle termose puhul loomulikult, et kui ma siis selle vee siia sisse valasin ja koheselt ka mõõtsin, kui suur on temperatuur, siis oli see vesi jahtunud juba 4 kraadi võrra, ehk siis 96 kraadi peale. Tegin ma termosesse tee valmis, kui nüüd keegi arvab, et ma teen nalja, siis ei, see ei ole, tõesti, siit tuleb välja tee ja nüüd on minu ülesanne teiega koos siin siis mõõta, et kui palju peaks olema siis praegu või võiks olla selle tee temperatuur, mis on siis seisnud nii-öelda juba eile õhtul kella 11. Ja ma võin teile öelda seda, et see temperatuur, kui keegi ka näeb, on 78 kraadi, ehk siis 96 kraadi pealt on ta circa 20 kraadi läinud väiksemaks. Ma jätan selle tee siia termosesse seisma täna päevaks ajaks. Loomulikult, kui keegi soovib, võib ta seda siit juua ja see ongi mõistlik, et seda juuakse. Ja ma kohtun teiega täna õhtul kell 8, siis kui meie päev lõpeb. Ja teeme siis uue mõõtmise ja vaatame, kui on möödas juba 1,5 päeva, praktiliselt hakkab täis saama 24 tundi, et milline on siis selle tee temperatuur, selle vee temperatuur ja kas see on teile piisavaks tõestuseks, et tõesti tupperware termostes seisab kohvi või tee kauem kui näiteks tavatermoses. Ja oluline on ka see, et me ei pea mitte kunagi muretsema sellise liisunud maitse pärast. Näiteks, kui me teeme siia valmis ka taimeteed, kellelgi on haigusperiood, on tarvis seda nii-öelda tarbida, siis pärnaõie puhul on alati väga hea, et ei tule sellist hapukat ja ennast vana maitset juurde, et ta püsib kaua värskena, sama piparmundi ja melissiga. Aga veel huvitavam katse, muide, tuleb nüüd. Täna hommikul, kui ma tulin siia majja, et teiega juba kohtuda hommikul vara, läks meie hommikukohvi küll poole tunni võrra edasi, aga kui ma siia tulin, siis ma läksin meie ühest juhtivast tanklaketist läbi, võtsin kohvi, nii nagu inimesed on harjunud kaptopsi, ja teise kohvi võtsin ma siis meie tupperware termostassi. Kohvid on täpselt ühesugused, lastud ühest ja samast masinast, täpselt sama sort, mõlemad on cappuccinod, ehk siis piimaga kohvid ja kui ma siis selle kohvi sealt kätte sain, oli mul kohe tanklas kaasas ka termomeeter, ma soovisin teada, kui suure või kõrge temperatuuriga meie kohvi siis tuleb. Kohvi, mis tuleb masinast välja, on 46 kraadi, see on siis konkreetselt selle tankla oma.
ja ei ole meie kontor sugugi mitte tanklast kaugel, siin on võib-olla 300 meetrit, kui ma jõudsin siia, siis ma igaks juhuks mõõtsin, kui suur on selle papptopsi sees kohvi temperatuur, kui kõrge see on, ja see oli juba selleks hetkeks kukkunud 33 kraadi peale, ehk siis 33 kraadi juba selle väikese 300 meetri peal, ütleme siis õuetemperatuur, mis seda mõjutab, ja loomulikult ka see aba siin peal, millest me ju tegelikult joome ja see on täitsa normaalne, et see on kiirtarbimiseks mõeldud kohvijook. Kui te seda veel ei teadnud, siis miks on alati kasulikum juua piimaga kohvi või miks ma ei räägi sellest, et kasulikum, miks on võib-olla alati vajalikum kaasa võtta piimaga kohvi, seda sellepärast, et piimarasv takistab kohvil jahtuda, seega piimakohvi alati jahtub aeglasemalt kui näiteks must kohvi. Ja teeme nüüd mõõtmise, ehk siis ma panen selle kohvi sisse, mis on siis nüüd hommikul 10 minutit enne kella 7 tanklast võetud, nagu ma teile ütlesin, 46 kraadi juures, et milline on temperatuur sellel kohvil siis praegu. Praeguseks hetkeks on selle kohvi temperatuur langenud 24 kraadi peale. Kes millist kohvi armastab? Kes soovibki juua, et see kohvi oleks jahedam, kes võib-olla tahab, et see kohvi oleks ikkagi tuline, aga võrdleme nüüd sellega, et milline temperatuur on samal kohvil nüüd meie Tupperware termokruusis, termostassis või kuidas siis keegi seda nimetab. Ja nüüd ta tõuseb, no päris kenasti tõuseb, lasen tal kenasti oma maksimumi saavutada, mida ta näitab ja näitan siis ka teile. Nagu ma ütlesin, 46 kraadi oli kohvi temperatuur masinast välja lastes. Sellest hetkest on juba praeguseks möödunud nüüd juba 2 tundi, see kohvi on mu termoses. Ma oleks startinud praegu Tartust Tallinnasse, hakkaksin jõudma juba Tallinnasse ja kohvi temperatuur on 46 kraadi. Ehk siis sellised ideed, tähelepanekud, küsige kindlasti oma esitajalt, kuidas endale selline tore kohvikruus hommikukohvideks, päevakohvideks saada ja nautige seda, et te saate hommikukohvi, päevakohvi, õhtukohvi või lausa teed juua sellisel temperatuuril, nagu teile meeldib. Seega kohtume juba vähem kui 15 minuti pärast järgmiste teemadega, olge online ja terve päeva jooksul tehke lülitusi, vaadake, kuidas meil läheb ja olge terved ja nautige meie päeva. Kõike kaunist teile praegu!